Tere tulemast kuulama podcasti Võitlejad. Täna on minuga liitunud imeline mees Jakob Vares, kes seda ei tea, siis on 3-kordne Eesti meister judos, 2-kordne Baltikumi meister ja aitäh, et tulid. Rõõmu sind näha. Tervist. Jakob, oleme vanad siis koolikaaslased. Kui me käisime koolis, siis ma isegi teadnud, et sa tegeled judoga, ma sain seda alles nagu pärast teada ja sa oled ikka väga tipptasemel. Aga siis tipptasemel, aga vaikselt siin teeme. Kõik vastab tõele, olen tõesti mitmekordne Eesti meister ja Balti meister ja. Räägid nagu nii muus eas, et nagu 3-kordne Eesti meister ja nagu see on kõva töö, mis sa oled teinud, et sinna nagu saada. Tööd on kõvasti tehtud, aga tahab rohkem. Aga kui rääkidagi, siis kui palju sa trenni teed või tegelikult alustame sellest, et miks üldse judo? Et nagu judo ei ole selline kõige populaarsem valik, et on ju võistluskunsis, me räägime boks või taekwondo või vahet pole, miks nagu judo? See oli siis 5 aastat tagasi, kui sõitsime vanematega linnas koju ja ma käisin akrobaatikas siis, aga väga ei jõudnud enam seda teha ja siis rääkisin isaga, et kuhu minna, mis teha edasi ja mul, see oli siis, kui ma Nõos veel käisin, enne kui Tartu erakooli tulin ja siis oli see, et vanad klassivennad ütlesid, et tule judosse. Nad käisid Elvas, isa tundis seda klubi omanikku ja siis ta isegi andnud mulle valikut siin Elvasse minna, läksin kohe Tartu toosse ja nii see kõik hakkas. Mitu aastat nüüd on see teekond olnud siis? 5 käib, jah. 5 aasta, sul on minu arust, kui ma vaatasin, treeneri nimi on sul Priit Berg, üks Eesti parimaid treenerid. No minu meelest küll. No sest minu arust nüüd see aasta, kui pandi siis nominenti, kes on nagu parimad treenerid, siis tema oli üks nendest. Oli. Ja sai ka selle tiitli kätte. Ja seda on näha, mida ta on sinuga teinud, et see on nagu võimas, selles mõttes, kui ma vaatan sind, et näiteks kui ma käisime koolis, ma näiteks ei saanud isegi aru, et sa käid, et kui ma vaatan inimesi, eks ju, siis näiteks need, kes on boksjad või mingi sellised, need on nagu hoiakust on näha, eks ju, aga see on nagu hästi selline naturaalne, et nagu sinu see mindset või nagu distsipliin oli paigas minu arust kogu aeg. Jah, mulle väga ei meeldi nii-öelda eputada niisama kuskil koolis või nii, et pigem üritan rahulik olla ja no see on ka judo üks osa, et mis seal niisama klähvid on. Ja et see on ikkagi ju kontaktsport, ütleme. Ja. Kui minna nagu vaikselt edasi, siis milline on sinu nagu selline trennirutiin või kuidas sinul see kõik nagu välja näeb, et millega tegeled ja kuidas on? 5 korda nädalas on siis põhispordiala judo, 3 korda on siis jõusaal ja 1 korda on ujumine. Ja ujumine siis puhta, eks ju, siis kuidas öelda, võhma treenimiseks? Ja lihtsalt siuke treenib kopse, natuke siuke aeroobset kaasa ja see aitab natukene. Näha on, et jõuksiski, et sul on ikka biceps kõvasti suur. Et näha on, et poisted trenni kõvasti, et mis kaaluklassis sa oled? Praegult veel siin kadettides olen kuni 90, kuid just nädalaga tagasi käisime juuniorite meistrikatel, seal olin kuni 100, et järgmised aastat lähen kuni 100 kilogrammi juurde. Ja juuniori meistrikatel, kuidas läks? Esimene koht. No, millest me räägime, see on uskumatu, kui ma kuulan siin selles mõttes, et sul on nagu ikkagi andekus selle spordialas, et sa teed ja oled, et võite tuleb kogu aeg. Jah, spordis on vaja natukene talenti, aga ainult talendist ei piisa, et on vaja ikkagi tööd sisse panna. Raske töö tulemusi tuleb. Näiteks see oli Tyson, kes ütles, et tema ei usu talenti, et on ainult raske töö olemas. Aga ei, ma ei taha täpselt nagu seda ka uskuda, et ma arvan ikka, et natuke talenti on spordis vaja, nii ka õnne ja et see lihtsalt puhta töö pealt, ma ei usu, et siin kõike saab. Võib saada, aga ma arvan, et rohkem kui on talenti ja väikest õnne, siis ikka tuleb suurem tulemus. Aga kui trennist rääkida sul, siis millised need trennid välja näevad, et kuna sul on üks parimaid Eesti treenerid, siis milline on nagu koormus, et mida teete, et kuidas on nagu selline edu tulnud sul, et mis on selle nagu võti siis? Hooaeg on aasta ringselt, ehk siis tempot väga, enne võistlusid siin mõned nädalad, siis tõstame nagu ikkagi 100% peale tempo, aga muidu on tempo kogu aeg samasugune, trennid kestavad 2 tundi,
Noh, nii nagu ikka, sa käid ju boksis, sul on ju, alustad soojendusega, siis teete veid seal, noh, me teeme sisseminekut, teete mingi kotti või nii, siis teeme tehnikat, lõpus teeme maadlust, jõudu, nii nagu ikka. Selline klassikaline. Aga need, ütleme, ma arvan, siin on inimesi, kes ei tea, mis on judo üldse, siis kuidas sa seletad mingi 5 lausega, mis on judo? Judo on siis 2 mehe spordiala või naise, vabandust, lihtsalt 2 mehe või naise spordiala, kus eesmärk on panna siis oma vastane sellili heitega või siis kui tuleb maadlus, siis sa kas kägistad ära või sa teed talle valu või siis hoiad kinni, et see on siis kõige lihtsamini seletatud judo lahti. Lihtsalt üritad teise sellili panna. See on niisugune talupoja seletus, aga jah. Selle mõttes, et reeglid on ju lihtsad, ei ole nagu väga keerulised. Aga viia nagu vastane sellile, kes teeb iga päev samuti trenni, on juba veidikene keerulised. Ja kui te mõlemad üritate üksteist sellili panna, siis see ei ole kõige lihtsam just, jah. Et noh, ehe näide on ka boksis, et üksi võid ju kotti peksta, aga kui hakkab keegi sulle vastu peksma, siis läheb nagu keeruliseks. Kotti löö tagasi, jah. Jah, et judo oli täpselt sama asi. Aga kui rääkida siis Euroopas võistlemisest, et Eestis sa oled, eks ju, mitmekordne Baltikumis, kuidas Euroopas on lood? Eelmine aasta, kui oli esimene aasta, siis Euroopasse minek, käisin Tšehhis ja käisin Euroopa kategorias. Ei läinud hästi, aga vigadest õpitakse. See aasta siis sama poiss, keda ma Balti meistrikatel võitsin, võitis 2 nädalat tagasi MK etapi ära. Et usun, et see on ainult hea märk ja et olen õigel teel. Siin ongi 2 nädala pärast on uuesti Tšehhi minek ja vaatab, kuidas see aasta siis läheb. Kuidas üldse nagu välismaal võistelda on, et milline on närvipinge ka sees või kuidas see nagu välja näeb, et kus see rahastus tuleb ja kõik selline asi? No ikka põhisponsor on ema-isa praegult. Klubi ka mingit moodi, aga närvipinge ma arvan isegi, et mul on Eestis võisteldes isegi võib-olla suurem pinge, sest kui välismaal oled, siis see on lihtsalt kõik see emotsioon ja see on nii suur ja see on nii pull ja sa lihtsalt tahad teha ja võistelda aga siin Eestis on natuke isegi suurem pinge, lihtsalt minu puhul. Et tunned ka, et nagu kui on kodupublik või selline, kui ema-isa vaatab, et siis on nagu selline nagu pinge suurem, et nagu sõbrad vaatavad, et kui on nagu võõras publik, siis on nagu ükskõik. Isa on mul nüüd suht kaua juba võistlustel kaasas käinud, aga siin juunioritel ka käis väike õde ja ema käis vaatamas, siis see on nagu, mulle väga ei meeldi, kui keegi nagu otseselt vaatab. Ja see on nagu suhteliselt paljude sportliste viga, et neil ei meeldi, kui nagu oma tuttavad vaatavad. Nagu kodupubliku juures on nagu seda, sul nagu, sa oled võimsam, aga jälle nagu mingi suurem pinge peal. Mulle ka see ikka väga ei sobi. Sa ütlesid, et eelmine aasta läks Lätis ja Tšehhis läks kehvasti, et miks siis? Teised olid vanemad, tugevamad, suuremad, see oli Essa ja teine kord ka, et ikkagi Eestist tulla Euroopasse on ikkagi täiesti teine teema, et tase on täiesti teine, et siin lähebki ikka 10 kordi enne, kui hakkad aru saama, mis nagu tegelikult seal judo maailmas Euroopa tasemel ja maailma tasemel toimub. Aga mis siis nagu kõige suurem vahe on, et võrreldes siis Eestit ja Euroopaga, mis nagu on see kõige suurem, mis on siis nagu selline vahe sees sportlaste poolest? Kas on nagu tugevad on kurat, see on ikka tõeliselt mägede pajad tulevad vahepeal kokku ja see on ikka hull, mis vennad. Ma olin eelmine aasta, olin 15, kui läksin ja vaatan, et me oleme ju sama vanad, aga tal on ju habe ees ja ta näeb välja nagu tuleks 30, aga me oleme ju mõlemad 15. Nad tulevad mägedest kohale lihtsalt. No seal on jah selline suurusvahe, eks ju tekib, võime vaadata NBA-d ka, eks ju, Eesti poisid lähevad NBA-sse, nad on väiksed, killukesed, nagu poisikesed seal kõrval. Aga kuidas sul on, ütleme, kui sa nüüd Euroopas võistled, siis kui sa võistled nagu siis valgenahalisega, ütleme, või siis mustanahalisega, kas seal on mingi, miks ma seda küsin täpselt, on see, kas seal on mingi vahe ka sees, sest ma võin ise öelda, nii palju, kui mina näiteks boksinud, mitte teise nahavärviga, seal tekib mingi hirm, nagu ta puurib sinust läbi juba mentaalselt kuidagi. Kas sul on ka seda seal olnud või ei ole? Pigem mitte.
kui käisin eelmine aasta Tšehhis, siis oli just mustanahaline ja tavaliselt on, ma ei taha nüüd kuidagi rassistlikult kõlada või nii, aga tavaliselt on mustanahalised paremad spordis. Aga ja see läks ka täide, et ta võitis mind küll ära, aga ei olnud sellist nagu närvi või niimoodi vastu minnes. Okei, siis ma tean lihtsalt, et mul endal kogemusi osad räägivad, et nagu ta kohe nagu vaimselt või mentaalselt, kui ta sulle silma vaatab, ta nagu puurib sinust läbi, ta nagu närib su hinge sees ja kogu nagu see võistlus nagu füüsiline, see nagu kaob koheselt ära, et nagu ja lihtsalt sellepärast ma küsin, et ma tean, et väga paljud ütlevad näiteks need, kes lähevadki kusagilt siis idariikidest lääne poole ja neil on nagu see on juba suhteliselt raskena. Pluss, et füüsiliselt oldakse nii palju üle. Ma ise kasutan natuke mingi trikke ja nippe, kuidas vastasele nagu hinge pugeda, et ma ei ürita väga lihtsalt talle silma vaadata, ei ürita nende asja teha, et mul ei ole see hinge pugemine töötanud. Mis sinu nagu sellised vaimsed nipid on sellised, millega siis nagu vastase pähe saad, ütleme, kui me vaatame näiteks UFC tasandil, siis on Conor McGregor on lihtsalt, kuidas lihtsalt sõimab oma vastast nii palju ja poeb siis nagu tema hinge, aga mis sinul on nagu, kas sul on füüsiline judos ei ole vaata seda nagu nii-öelda face-off'i või seda ei ole, aga mulle meeldib lihtsalt seda teha, et mõlemad seisame seal mati ääres, ta vaatab niisama kõigub seal, teeb natuke veel sooja, siis ma teen ka sooja, aga ma vaatan talle terve aeg nagu silma, puurin teda, et ma arvan, et mõningatel kordadel on see töötanud, aga jah. Ja lähen lihtsalt sirge seljaga, et ei ole mõtet seal niimoodi kössis kõndida ja siis vastane näeb, et mis poiss see nüüd on. Aga kui lähed natuke siukse, sirge seljaga matile, siis ma arvan, et juba natuke midagi ikka teeb. See annab juurde, see on teada, et annab juurde. Aga kui rääkida, siis ütleme, võistlemine, eks ju, ilus asi, aga mis on nagu kõige suuremad tagajärjed või kes on sul olnud nagu kõige raskem vastane ja pärast seda vastust on nagu, ütleme, kehavalus ja võib-olla mingid vigastused või on sul üldse olnud või kuidas judos on, sest ma ei ole ise judot teinud, ütleme maadlust, ma ei tea, kuidas seal on. Ma tean, et kui tegeled siis kontaktspordiga, näiteks boksi või taiboksiga, lähed ringi, tagasi tuled, sa nii läbi peksud, et sa ei taha nagu tagasi minnagi enam. Et kuidas judos on nagu selline asi? Judos on õnneks see et ta ei saa sind kogu aeg peksta, et kui ta sind, mitte peksta, heita, et kui ta ikkagi sind selli leidab, siis on matš läbi, aga et seda sinna sellili saada, kukkuda või ise heita, siis selleks läheb ikka natuke aega, et see ikka võtab läbi, aga otseselt kõige tugevamat vastast nagu nii ei saa nagu öelda. Kõik on tugevad. Aga näiteks Eestis, kes on sulle nagu suurim konkurent, mis sa ise võtad? Või kes on sinu jaoks Eestis see kõige parem, kellest sa tahaks nagu jagu saada? Ütleme oma vanustest, ärme võtame siis sinust vanemaid, nagu oma vanustest selline kõige parem. Oi, seda ei taha küll leida. Oma vanuses, nii, kes meil on siin? Ei, ma ei hakka nimes ütlema, sorry. Lihtsalt, mõningad on, ma ei taha praegult siin, Ei taha mingid rivaalitsemist tekitada? Ei taha. Judo on ilus sport, kõik on tugevad, kõik on tulid. Kui sul vigastusi on sul tekkinud mingeid vigastusi või mis siis täpsemalt? Praegult kõige viimane vigastus oli, see oli nii loll vigastus ka, oli hüpekas. Mängisime korvpalli soojenduseks ja keegi oli mingi heitmisnuku sinna korvi alla jätnud, hüppasin lauapallile järgi ja parema jala hüpekas siis läks täiesti tagurpidi. Ma sain ise alguses arugi, tõusin püsti, hakkasin mängima ja see oli nagu jube valus, et ma vaatasin alla ja nagu väike mingi tennisepall oleks seal hüpeka asemel olnud. Aga natuke puhkasin ja tegin erinevaid harjutusi ja nüüd on juba 100% juures see. Aga kuidas sul on näiteks, kui sa nüüd oletame, et siis jääd vigastusele, pead puhkama, eks ju. Kuidas sul nagu vaimsele või nagu väga paljud on see, et nad lihtsalt ei suuda puhata, vaata, sa pead nagu trenni minema kogu aeg ja see nagu puhkus on nagu nii lihtsalt nagu traagiline, nad ei suuda minna puhkamana, võtta taastust nagu. Vahepeal on olnud selline, et ei taha puhata, aga siis ma olen ikkagi endale selgeks teinud, et on vaja, puhkus on kõige tähtsam trenni osa, et on vaja, kui keha tahab, siis peab saama. Et eks see on oma siis peaga nagu pead nagu endal selgeks tegema selle. Et see on nii. Mul on sulle väga hea küsimus.
mis on kõige suurem loom, kellel sa lõuga annad? Loom? Kellele annan või? Jaa, ei kellele annad? Kurat, hea küsimus. Ma olen nii palju mõelnud seda. Nagu kits, easy on ju. Ei, ma panen kitsele nii lõuga, sorry, ma panen kitsele nii lõuga. No jänes ka easy. Mees oleme aitama kuradi jänesega. Jänes ka oleb 5 kilo, noh. Jalalöögi kosmosesse. Kuradi jänes. Ma mõtlesin seda, et kodus igavad, see on 300. Mitte metsiga, metsealt ma saan lõuga. Aga kodusiga see 300 kilo. No see, kes ongi peekoni poiss on ju. See, isegi kui ta mind charge'ib, jookseb, ma hüppan tast üle, hüppan talle selga ja seal nagu ground and poundin. Ma arvan, et see on easy nagu. Kurat, ma oleks öelnud elevant või karuraisk. Elevandid võtad londist kinni tõmbad. Mida sa ajad, no? Ei, karud on unreal, ei mitte kunagi. Ei no oluline, mis karu on. Kui on see suur kurat krisli, siis... Ei no krislid ja kõik need pruunkarud ja kõik need on ju, nendelt saab nagu sekundiga sisse. Ma mõtlesin panda peale. Vaata, pandad ei ole, nagu need suured pandad on ka päris head poisid, on ju, aga need keskmised pandad, no oletame need, mis loomaaias on, vaata, nad ei ole nii suured. Aga ma ei tea, ma ei ole väga kindel, ma arvan, et kurat, ma ei tea, kas ma teen pandal ära. Ja, aga ma mõtlen seda, normaalkaamed vaata maadles, kui tatikas maadles karuga vaata. Ei no jaa, aga need on need ikkagi taltsutatud karud, ei Krisli sööks selle kuradi Khabibini ära. No. Kurat, aga kumb ennub Khabib või McGregor? Khabib ikka, tegi ka judot, kõva vend. Aga ütleme, kui sa vaatad nagu matši poolest, eks ju, siis kumba on huvitav vaadata? No McGregor on show vend, isegi kui ta nii hästi nagu tegelikult ei kakle, no kakle nagu hästi, aga nagu noh. No see viimased aastad on. Ei, no jah, seda nagu ongi näha, et ta on rohkem show vend, aga see töötab, kõik ju teavad teda, kõik ju vaatavad ta neid fight'e, kuigi ta isegi nagu nii hea ei ole. Noh, 60 cheese see mees on ulmena. Ei, pulli vend on. Aga ega tegelikult on nii, et kui sa tahad saada siin nagu tippu, siis sa peadki olema selline või sa oled nii hea nagu oli Khabib, et sa lihtsalt lõmastad kõik ära. Aga ega McGregor oli ju selles mõttes, ta oli ju hea, kõik nagu vastased, mis oli 2013 alates 2017, ta kõigile praktiliselt tegi ära, eks ju. Ei no ta tegi, ta pani ikka normilt lõuga kõigile, aga lõpus oli juba lihtsalt see, et ta tegi nii palju, sai nii palju raha, et veits show vend rohkem kui kakles vend. Khabib oli jumala vait terve aeg. Ei, kui ta Khabibiga ju, siis ütleme boksis, eks ju, siis oli ju niimoodi, et oli täis, ta oli ju täpselt üks päev enne, oli hotellitoas vist 2 liitrit viskit ära ja oma viskit veel. siis oli hommikul, ai persse, mul on matš. Siis oli täis peaga, tuli pressikonverentsile ka ju, jumal täis oli. Ma olen seda näinud. Aga kui rääkida, siis ütleme Euroopas sul tuleb nüüd 2 nädala pärast võistlud, siis kui sealt peaksid tulema siis esikohale, mis edasi? Kuhu siis proovid liikuda? Kui sealt peaks esikoht ära tulema, no siis on ju elu magusa, siis kuskil ei pidurda enam, siis hakkab igale poole hakkab käima, siis võiks juba natukene judoliit võiks raha anda ja noh, kuskilt veel mingi Kambja vald või nii võiks anda natukene ja siis hakkab lihtsalt käima, vaatab, mis saab. Kas sa koondises oled ka siis või ei ole? Praegusel hetkel ei ole, 2 nädalat tagasi olin. Pikk jutt ja noh, vabandust, aga sitt jutt ka, et noh. Aga me kuulame selles, sa räägi. See on huvitav kuulda, sest ma räägin, rahvas ei tea vaata spordist mitte midagi, eriti selles, see ongi nagu, me tahaks kuulda, mis siis 2 nädalat tagasi olid, 2 nädalat, mis toimus? Olin koondises, kõik punktid olid olemas, mis pidid olema, aga siis üks teine judoka, kes võistlustel sai hea koha ja lükkas mind, ta ei ole isegi minu kaalus ega midagi, aga lükkas mind koondise kohast välja, mis on minu meelest täiesti nagu kuidagi nagu loll, sellepärast, et mina, kui ma tulin judosse ja kuulsin sellest Eesti koondist ja kõik, siis mulle tundus loogiline ja ma olen teistega rääkinud, teistel tundub ka loogiline, et igas kaalus on üks poiss välja, üks siis judoka väljas on ju, et
see tundub ju loogiline. No see on igal pool ju tegelikult niimoodi, et ühes kaalumõttes on vähemalt kas 1 või 2 inimest nagu. Aga praegult on kuidagi teistmoodi, et tuli kergem poiss, lükkas raskema poissi välja, et noh, ma ei tea, kuidas see nagu see on siis nagu, sa tahad öelda, et see on nagu siis judo siis komiteele nagu selline vihje, et võiks midagi muuta? Noh, midagi võiks ikkagi seal teha, et kuidagi jube veider on. Minu meelest see noh, mis see muudab? Ja siis noh, see olekski ju palju parem. Meil on igas kaalus üks judoka ja koondis liigub koos põhimõtteliselt, noh, nii palju kui saab. No ja loomulikult. Jah, et praegult on kuidagi kõik niimoodi pilla-palla laiali ja noh, ei ole kõige parem süsteem. Minu arvates. Minu arust üldse on nagu Eestis need komiteedega, mitte komiteedega, vaid siis nagu nende liitudega alati mingi probleemid, et alati. Seal ei ole nagu, noh, see on suur probleem, ma arvan nagu. Ja ei, see, no mitte ainult Eestis, see on üle kogu maailma, igal pool on nendega probleem, aga noh, ma ei teagi, kuidas neid paremaks teha. Ei oska ka mina ja ma arvan, me ei hakka sellest teemast nagu rääkima, kas see nagu ei puuduta meid hetkel. Aga kui sa ütlesid, et oletame, et 2 nädala pärast sa tuled esikohale, siis kas olümpia on see, millele sa võiksid nagu pürgida? Kas see on üldse see unistus või kõikide sportlaste unistus on olümpiale saada ja olümpial mingi kõva koht teha. Aga ma olen praegult natuke liiga noor, aga kuhu ma praegult sihin on noorte olümpia ja see, mis ta oli nüüd, kas seda mingi siis mitte olümpia, no igatahes ütleme noorte olümpia ja suvel on ka noorte gümnaasiumi mängud ja nendel tahaks küll ära käia, sest nädala pärast ongi katsevõistlused, kes saab sinna noorte olümpiale ja siis pärast seda on Tšehhi kohe. Ja siis sealt selgub siis, kas saab nagu edasi või saab. No eks me hoiame kõik sulle pöialt, aga kui rääkida nüüd spordist, eks sa tegeled 5 korda judot, 3 korda jõuksi, siis 1 kord ujumist, kuidas on nagu väline elu on, eks ju, koolielu, kõik see, kuidas sa nagu seda klapid? No peab tõdema jah, et kool jääb vahepeal tagaplaanile, et on üks hästi hea lause, et kui kool hakkab trenni segama, tuleb koolist ära tulla. Et nii see kahjuks elu on. Aga ma arvan, su vanemad ei kiidaks seda heaks. Ärme neile ütle seda. Aga ei, olen täitsa normaalses koolis, hinded on head ja praegult on kõik tipp-top kooliga ja noh, sotsiaalset elu sul ei olegi väga palju, kui sa nii palju spordiga tegeled. See on lihtsalt paratamatu, sa lihtsalt ei jõua. No sotsiaalne elu kaab lihtsalt ära, aga kui rääkida koolist, kas siis nagu kool toetab ka siin mingis mõttes, et kui ta teab, et see on nagu sportlane, et nagu annab mingi privileega rohkem või midagi sellist? Praegult ei ole midagi, ei no lihtsalt see ongi, et mul on suht mõistlik kool, et nad ju teavad, et see on neile hea, see on mulle ja see on kõigile hea, et kui mul on kõik teised asjad korras, siis nad lasavadki mul minna võistlustele või laagrisse või kuhu iganes minna on vaja. No see on ju loogiline, aga kui rääkides nüüd laagrit, siis kui palju aasta peale laagrit kokku on? Mul tekib siiamaani küsimus, et miks nagu sul siiamaani sponsorid ei ole? Sest sa oled ju ikkagi niivõrd hea sportlane, kus need sponsorid kadunud on? Kas on nagu... Miks... Ei no ikkagi Eesti tasemel... Eesti tasemel on teada, et see raske, aga see on ju võimalik ikkagi. Ei, muidugi on võimalik, aga praegult pigem loodan selle peale, et siin lähiajal tuleb Euroopas äkki parem tulemus ja siis on kotis ka. No siis hakkame vaatama, kuhu minna ja kuhu mitte minna, aga jah, ei taha minna praegult niisama, ei ole seda nagu No seda kindlust või sellist nagu näidata midagi, jah. Aga ütleme, kui nüüd oletame, läheb kotis ja kõik ära, eks ju, siis kas me võime öelda, et tulevikus me näeme sind nagu kogu elu judo peal või on sul nagu mingi tagavara plaan B ka, et kui nüüd judo läheb perse või midagi juhtub, et mis siis nagu saab? Ei, kui judo tuksi läheb, siis jah. Siis ongi metsas. Ei no siis jah, ma ei taha nagu ja ei ole mõtet ka oletama, et ma olen 20, judo läheb pekki, mis ma siis teen, ma ei lähe kuskile korvpalli mängima ja mingi rahvaliigasse võin saada, aga kuhu sellega. No ütleme, kui peaks minema metsa, siis on nagu sportlaskarjäär praktiliselt läbi, eks ju? Ei, seda küll jah, aga ma arvan, et oletame, et midagi läheb alasti, siis lihtsalt judoga tegelen edasi, aga mitte siis niimoodi hobisportlasena, ütleme nii. Hobisportlasena, aga kui oled sa mõelnud sellele, et näiteks
näiteks tulevikus, et hakkaksid ise treeneriks või oled selle peale ka mõelnud või praegu on ainult oma karjäär, noh, loogiliselt ongi sul ainult oma karjäär, aga kas see mõte on käinud, et võiks kedagi õpetada ka ja minna nagu, et saada nagu viia siis oma sportlasi Google'i tippu? Ja see käib ikka päris tihti läbi, aga ma ei ole veel enda peas seda selgeks teinud, kas ma tahan võtta seda teed, kuna ma olen suht palju kuulnud lugusid ja jutte, et head sportlased ise ei ole väga head treenerid. Et kuna nende jaoks on see nagu natuke lihtsam ja natukene noh, paremini arusaadav, siis nad ise ei oska nii võib-olla nii hästi seletada. Ma ei tea, kas see on tõsi, aga no natuke on seda näha teatud sportide ja treenerite nimel, jah. Seda näha jah, ma nõustun siin, ma näen ise palju, kus on nagu profisportlased, ütleme, on treenerid ja nad ei oska seletada või nad ei tee. Nad on lihtsalt davai, võt see vend ja viska ja võt see pall ja tee seda ja see ei ole just nagu kõige parem seletus. No kuidas Eestis üldse, me teame, et Eestis on treeneritega nagu üldse nagu ütleme kehvad lood, aga kuidas judos on üldse? Sul on nagu Joppan, sul on hea treener, eks ju, kes nagu viib sind tippu, aga kuidas nagu, Eestis on 40 judoklubi ja umbes 6000, kes siis harrastab seda. Kuidas neid treenereid ära jaotavad selle peale? Kas me räägime, et meil ongi Eestis ütleme 5 head treenerit ja kõik teised on sellised, ei taha öelda, aga siis, et nagu pühapäeva mehed, Ma arvan, et igal judokal või sportlasel on erinev treener, kes neile sobib. Et mulle just sobib minu treener. Mulle väga meeldib, kuidas ta õpetab, kuidas me trenni teeme. Aga võib-olla näiteks see, kes mulle üldse ei meeldi, kellelegi teisel väga meeldib, et see on jah, nagu 2 otsaga asi. Aga sealt on mõte, mis ma tahan nagu jõuda, on see, et on näha, et kui on nagu ütleme need treenerid, kes on siis ütleme sulle ei sobi, oletame ja kui nüüd nende sportlasedega sealt ei tule nagu head tulemas, siis milles see nagu, see ikkagi peegeldub treeneris või see peegeldub sportlases rohkem? Siis ma võin nagu enda võtta, nagu kui ma olen näinud, siis oma siis nagu sportlaskarjääri jooksul, siis ma ütlen, et nagu treener on pigem see, kes kujundab seda sportlast välja ja kui sul on kehva nagu treener, siis läheb nagu väga palju viltu. Jah, seda küll ja et kui treener ise ei taha väga kedagi treenida, siis ei saagi asja. Võib saada, kui treener ei taha treenida, aga sportlane tahab jubedalt sporti teha, siis see on ka mingi teatud piirini, aga ma arvan, et algustasemel on see ikkagi on võimalik. See sõltub hästi palju loomulikult, sest mulle meeldib alati tuua Castamato näite, kui see Tyson, ta võttis Tysoni nagu oma pojaks, eks ju, ja sealt nagu tuli ka see, ütleme, meistrilikkus lõpuks välja, sest tema oli see, kes sellise salile ütles, et räägi selle poisiga, et ta on nagu tuleviku lootus. Aga ma näen ise nagu hästi palju, treenerid on nagu, nad ei pühendu piisavalt, ma saan aru, et vaata, hästi palju treeneritel on omal nagu, ütleme, väga paljud treenerid ei tee ju põhitööna oma tööd ikkagi treenerina. Ja siis on nagu see teine, minu arust ongi nagu probleem see, et Eesti riik juba ise nagu panustab liialt vähe sporti, me tahame, et meil on hästi palju sportlasi, eks ju, aga sa näed isegi, et näiteks praegu, kes sind toetab, on sul vanemad. No klubi ja vald, aga põhimõtteliselt võime öelda, et vanemad. Ütleme enamus vanemad ja siis tahetakse, et tuleb hea siis sportlasi, aga see on ju ehe näide teada, et kui tahad spordist tipule palju raha vaja, vahet pole, mis sportis on. On küll, jah. Mis mul ongi see, et minu arust nagu siit teeb Eestis ja puudu vahet pole, mis spordiala on rahast ja nagu õigetest inimestest. Ja alati jääb rahast puudu. Raha võiks alati olla. Aga kui rahast juttu siis tuli, siis kui räägin korraks sponsoritest veel, sest äkki pärast seda, kui keegi kuulab, paneb kõrva ta, leiadki enda sponsori, siis kellega sina tahaksid nagu hullult koostööd teha? Kellega nagu sina, kui öelda, siis jagaksid samasid nagu mingeid vaatevälja või midagi sellist? Praegult koostöid isegi ei tahaks teha, tahaks lihtsalt natukene, et keegi toetaks, tahaks judot teha, tahaks maadelda, tahaks võistlustele käia ja vaadata, mis edasi saab, et otseselt kedagi silmapiiril ei ole. Et lihtsalt
läheb nagu läheb, eks ju. Aga kui rääkida, siis sa ütlesid, et igal treeneril on nagu oma stiil, eks ju. Siis judos on, ma ei ole nagu kogenud, ma ei tea, siis kuidas judos on seal nagu mingite suurte stiilide vahe ka või kuidas? Mõned on tehnilisemad, mõned on rohkem jõu peal väljas, mõned jah. Ei no ongi rohkem, et kas tehnika või jõud. Sina ise oled tehnika jõud? Kombinatsioon kahest. Ja toimib, näha on, et toimib? Praegult toimib. Aga kui seal, näiteks kui su vastased on, siis kumma vastase vastu on siis parem võistelda, kas see, kes on nagu meeletu jõuga või siis see, kes on nagu meeletu hea tehnikaga, et kumb on nagu sinu jaoks nagu parem vastane või siis raskem vastane? Mulle endale meeldib rohkem maadelda nendega, kes on, kui me räägime võistlustest, siis nendega, kes on tugevad, sest nad tavaliselt on natuke nagu külmkapid ühelt poolt teisele ja nagu lihtsalt trambivad sulle otsa, aga kui sa natuke tehnikat rakendad, siis nad on tavaliselt selili. Jah. Kuigi see, kes on rohkem tehnilisem, sellega on muidugi trennis ja laagrites parem maadelda, arendab rohkem. Kui palju nagu, ütleme siis, laagrites on nagu näha, ütleme sellist taseme vahet nagu, et kui palju on sul Eestis, ütleme, sellised vastased, kes on nagu sulle, ütleme sinu vanused, kes on nagu sulle parajad pähklid? Nii, et nagu kellest sina jagu ei saa praegu? Minu vanuses praegult ei ole, vanemates kindlasti on. Aga sinu vanuses on, ütleme siis, sa oled üle kõigest, tahad öelda? Ei, ma ei ütle, et ma olen kellestki üle. Nagu ma ütlen, et ma olen praegult väga hea tasemel. Ma kaitsen oma Eesti meistritiitlit ja me räägime Eestis minu vanustes ja ma olen praegult 2-kordne enda vanuse meister, nii et ma ei ütle midagi, aga jah. Väikene selline egopauk. Ei ole mingit egopauku, ma ei ole mitte kellestki üle, ma lihtsalt kaitsen oma tiitlit praegult. Kas tiitlit kaitsta on, või kuidas ütlesid judos näiteks tiitli kaitsmine, ma tean, et boksis ei olegi otse mõttes nagu sellist, kuidas öelda, nagu tiitli kaitsmist. Ütleme, et tiitli kaitsmine nagu vale see, nagu kui me võtame näiteks suurte sportis on tiitel on, ütleme, kas meistrivöö või see, siis sa kaitsid nagu meistrivööd, kuidas nagu Eestis on ju niimoodi, et see on lihtsalt pannakse, et sa ütleme, kui sa oled samas kaaluklassis jääd, eks ju, siis sa lihtsalt iga aasta, eks ju, kaitsedki seda kaaluklassis. Ma eelmine aasta võitsin ja nüüd võitsin see aasta, et see on nagu nii-öelda siis judos tiitli kaitsmine. Ja okei, siis selles mõttes, aga järgmine aasta sa liigud ju juba vanemate klassi, eks? Jah, järgmine aasta liigun junioritesse. Ja seal on, eks ju, konkurents kõvasti tihedam? Judos on praegult natuke nii-öelda kuiv periood, et suht paljud on judost lahkunud, talendikad ja head judokad, kuigi ikka on konkurente, jah. Aga miks see põhjus on, et lahkuvad? Ei tea, kõik lihtsalt kuidagi vaikselt kaovad ära. Ei tea, mis seal võib põhjus olla. Minu arust üldse on praegu ju probleem see, et lihtsalt ei ole nagu inimesi, kes tuleks peale, hakkas selle sporti arendama, nagu sport hääbub lihtsalt. Ja praegult ongi judos, või mitte judos, Eestis on nagunii vaata nii vähe inimesi, et mis ma arvan, et mis on väga kasulik judole ja kõikidele teiste spordialadele on need, et mitte me keskendu ainult nendele tippudele, kes praegult siin veavad, vaid me võtame ka nooremaid ja panustame nooremate arengusse. Ja see minu arust on nagu, ma ise rääkisin siin osadel inimestel, et vaatame, eks ju, et võtame näiteks jalgpallist, eks ju, kui palju noorte sportlastele, jalgpallis siis on nagu mingid iidoleid, ütleme, eestlasi ei ole tegelikult, kõik on nagu kuidagi lihtsalt nagu, minu arust nagu ei väärtustada üldse sportlasi Eestis. Natuke küll, jah, oleneb spordialas ka ja kes nagu pildis on, et Eestis on natuke seega, et korraks pildist ära lähed, siis on põhimõtteliselt läbi ka või ala on vigastus, oled korraks väljas ja keegi ei mäleta su nime ega ei tea, mis sa teed. No kui sa just ei ole Netcontavit või Kaja Kanep, siis nemad on nagu, eks see minu arust on, eks ju kuidas see sõna nüüd on, stero vahet pole. Soo nagu selline, et kui sa oled ikkagi mees, on sul raskem, ütleme nagu pildis püsida.
kurat, ma ei teagi, kui sa, võtame nii, et sa oleks praegu naine samal tasemel nagu sa oled, ütleme samal tasemel ja sul on see, tahad öelda, et sul ei oleks praegu, et sa ei oleks praegu kuulsam ja sul ei oleks nagu rohkem inimesed ei teaks, et sa ei oleks meedias. Judos võib-olla mitte. Anna mulle mingi teine spordiala. No, ma ei tea, võtame tennise kõige lihtsam. Tennis. No ma ei tea, natuke kahtlane tundub see asi, natuke kahtlane. Aga minu arust nagu näha on, ütleme, kui me vaatame Eesti nüüd tippsportlasi, eks ju, siis kui me näiteks, Eesti tippsportlased, kes nagu meedias on, käivad tihti läbi, Ott Tänak, Kelly Sildaru, Kaja Kanep, ütleme Anett, eks ju, ja kui palju siis veel? Ei olegi ju. Need, kes tihedalt meedias käivad. Tihedalt meedias ei ole. Neid on päris vähe, seda küll. Ja see näitabki seda, et nagu näed, ütleme 2 inimest on tennises, eks ju, nagu tennis kogu siis promotakse üles, eks ju, siis mäesuusatamine Kelly Sildaru ja siis on, eks ju, rallisõit Ott Tänak, see on nii kallis, et sinna väga ei lähe keegi ja nagu rohkem nagu spordialasid ei olegi, nagu inimesi tippu ei pürgi ju, sellepärast see on ka minu arust nagu põhjus, miks kõik nagu spordialad hääbuvad, sinna ei tule lihtsalt noori peale. Sest sina, eks ju, said judo peale puhta sellega, et su isa tundis seda siis Tartu seda too klubi omanikku ja panisid sinna trenni. Ja. Aga kui ta ei oleks tulnud, ma ei usu, et sa oleks läinud sinna. Siis ma oleks läinud sinna Elva spordiklubisse, jah. Ja Elvas arvatavasti sa ei oleks sellist nime teinud endale nagu praegu. Ma arvan küll, jah. Nii et kõik, see näitab seda, et lihtsalt, et Eestis ei teadvustada sportlasi piisavalt. Või sa tahad väita siis vastupidist? Ma ei neid, alles mõtlen. Nii, ütle mulle see küsimus uuesti. Et ma küsisin seda, et kas sinu arvates Eestis siis väärtustatakse sportlasi ja treenereid liialt vähe siis? Mõningas võtmes küll, et ma ennem ütlesin ka, vaata, et oletame seal tippsportlane, sul on kõik, mis sa tahad, kõik sponsorid, kõik rahad liiguvad, kõik tiitlid tulevad, medalid, kõik on jumala hästi ja saad vigastuse, oled aasta aega väljas. Keegi ei mäleta enam sind, see on küll. Kõik. Et keegi saaks sind ikka veel mäletada, aga ma arvan, et see käib nii ruttu, vaata, kogu aeg on nagu, et jaa, lähme, teeme, on ju, aga kui korraks on see, et oota, ma pean korraks puhkuse võtma, siis on kohe, et me ei saa, kõik sponsorid liiguvad edasi, kõik raha, kõik medalid, kõik no minema. Natuke seda küll, aga muud ma ei tea, jah. See on kurb lihtsalt. Natuke küll, jah. Ma olen nagu plokki ette, aga kui rääkida siis ütleme sinu teekonnast 5 aastat, on sul olnud sellist momenti, kus sa oled olnud, et ma lõpetan ära, ma ei taha, et mul käib üle jõu? Või oled sa see, kes on nagu, et mingit allaandmist ei ole ja ainult täis push'iga edasi kogu aeg? Mul otsest niimoodi allaandmise mõtet ei ole olnud ja ma arvan, et see oli sellepärast, et ma tulin suht vana ma olin. No ütleme seal 11 kohe olin saamas 12 midagi sinna, et ma arvan sellepärast, et vaata, kui sa oled hästi noorelt, teed seda ala või sporti, siis sul mõni või mingi hetk lihtsalt viskab üle, aga mul ei ole praegult olnud veel seda. Aga no see võib tulla, aga praegult on kõik väga hästi. Põhiline, et ise naudid, no. See on kõige tähtsam. Kui see ära kaab, siis on mõttetu teha. Jaa. Et hästi palju vaatame, teeme sportlasi, kes on lihtsalt nagu, nad on nii üles ennast pushinud, nad on nii hea tasemel, siis on see, et nad enam teha ei taha, aga nad ei saa lõpetada ka, siis on nagu ainuke sissetulek. Ja nendel on ka nagu, ütleme, kui seda plaan B ei ole, siis on veits nagu kehvast. Aga lõpetame nagu kiiret selle ära, siis ma küsin 3 küsimust praegu, et näiteks kui sa tuled aasta pärast tagasi siia, siis saame vaadata, kas oled nüüd ära tehtud, mis su praegu kõige suurem eesmärk on? See suvi võtta medalt mingilt MK-etapilt, käia ära noorte olümpial ja
mis veel? Ei no lihtsalt nautida seda, mida ma teen. Ütleme, võtame siis eesmärk on sul üks medal MK-etapilt ära tuua, kullana. Ja... Ei, no ma ei tea, kuld on alati kõige parem, aga praegult tahaks lihtsalt medalile tulla. Poodiumile siis? Jah, tahaks lihtsalt poodiumile näha. Okei, selge. Siis ma küsin teisena sellist asja, et kuhu sa üritad nagu nüüd ühe aastaga näiteks saavutada, et näiteks kui me aasta pärast siia tagasi tuleme, siis tehniliselt näiteks spordialas, kus sa nagu tahad olla nagu, ütleme, puhta füüsiat, mis on nagu need sinu nõrgad oskused, mida sa tahad aasta pärast ja need oleks sinu tugevad? Et igal sportlasel on mingi nõrk külg, enamus nad ei tunnista seda, sellepärast ma küsingi sinult, et mis need nõrgad küljed siis sul on? Rohkem tehnikat, no seda on kogu aeg vaja ja võib-olla jalgadesse tahaks ka rohkem jõudu. Et judos on natuke see, et ülakeha saab suht suureks, aga siis jäävad jalad ja alakeha jääb natukene väikseks. Et jah, see võib olla natuke üks asi. Ja kolmas küsimus siit, kui tihti jalgu teed jõuksis? ei, tuleb, tegelikult tulevad kõik korrad täis, et noh, jah, siin, noh. Väikese viivitusega lihtsalt. Ei, nad tulevad täis, küll nad tulevad, on need kükid ja värki, aga lihtsalt natuke aega, ennem peame piitsa suureks saama. Kuule, mul on hea meel, et sa tulid ausalt suured tänud. Ma arvan, et see on selle podcasti nagu alustamiseks või nagu püssi siis nagu ajamiseks üks parimaid nagu inimesi, kes sa oled saanud siia tulla, et see läheks nagu praegu lakke. Nii et suur aitäh sulle, edu sulle siis kõiges, too 2 nädala pärast kuld ära siis ja näeme. Aitäh sulle. Aitäh.